nii läks nagu ikka. Kõik oli hea, kuni enam ei olnud. Neljas katse, 252 kilomeeter sirge tee peal põhimõtteliselt tuli autol ratas alt ära. Murdusid seal mõned olulised vedrustuse detailid ja nii ta läks, et mingit nagu eelnevat pauku või mingit sellist asja ei olnud, et pigem lihtsalt see oli niisugune allvõnn, et võib-olla vanadussurm mingitel detailides. Aga pole midagi, siin Luubo ja Tom käepäraste vahenditega lapivad kokku ja ma arvan, et sõidame lihtsalt mööda teed laagrisse ära, et homme teeme viimase katse ka, teeme siis niisuguse tüüni, homme peaks olema ainult tüünid, et siis teeme niisuguse tüüni trennipäeva ka ja kahju, et ta nii läks, et tegelikult meil oli niisugune mõnus tempo, et meil ei olnud ühtegi sellist ärevat momenti. Ja ideaalse koha peal muidugi läks katki, et asfalt tee lähedal, levi põhjas, et tegelikult vaatame positiivseid asju ka. Ja jõudsimegi lõppu. Meie viimane jutt oli see, et katkestama ja suva tuleme laagrisse mööda teed, aga siis ikkagi hakkas natuke kripeldama, et tegelikult auto põhimõtteliselt sõidab, et ühte pidurit küll ei ole ja mingi natukene kolisevad asjad ees, aga et saame hakkama. Ja siis teeme katse lõpuni ja tegemegi. Saime veel boonus 18 kilti neid suuri tüüne ka siin nautida lõpus ja homme oleme jälle kuskil taga, aga see polegi nii oluline enam, et halb õnn oli lihtsalt otsustas auto jälle meid natuke alt vedada, aga õnneks pole meie auto. Ongi homme viimane päev, 150 kilti kokku, 30 kilti on tüüne ja ma arvan, et reeglina see viimane päev on selline nagu ka lihtsam, et korraldajad jõuaksid õigel ajal poodile kokku panna.